Tere! Zoomis on väikesed muutused toimunud ja vaatame need üle. Võtame siis et uue koosoleku planeerimine. Nii. See on sama, et pealkiri, kalendrist kuupäev, kellaaeg. Siit te valite jällegi oma õige ajatsooni Helsingi. ID genereerimine automaatselt. Nüüd on aga see, et automaatselt on seade sees, et ta teeb teie koosolekule parooli. Seda on võimalik maha võtta, aga vaikimisi on see pandud automaatseks. Ja teine muudatus on see, et vaikimisi on pandud automaatseks ootesaal. Selle saab maha võtta, aga sellel ootesaalil on ka oma eeliseid. Kui te nüüd koosoleku korraldate, siis inimesed pääsevad ootesaali, aga sealt edasi koosoleku ruumi peate te nüüd ühe kaupa nad laskma. Ja jätkuvalt ei ole linnukest automaatselt siin, kus on siis salvestamine, et aga te saate panna, et ta salvestab siis selle koosoleku arvutisse. Kui te soovite, kui te ei soovi, siis siia linnukest ei pane. Nii et uuendused on see, et parool ja ootesaal on pandud nüüd automaatselt vaikimisi linnukesed, kui te ei taha, neid võtate ise maha. Kui mina jagasin varem seda pikka Ulri linki sisenemiseks, siis tundub, et tänasest see enam ei toimi. Ma olen õpilastele andnud nüüd selle miitingu ID ja parooli ja kui nad lähevad leheküljele zoom.us ja võtavad siin üleval on see join meeting seal lehel, siis nad peaksid saama selle küsimuse, kus küsitakse seda miitingu ID-d ja parooli ja siis nad saavad sealt sisse logida. Aitäh!